Eesti, Läti ja Leedu on Balti riigid. Meie pealinnade vahemaa on umbes 300 kilomeetrit. Kui Lätist teavad eestlased palju ja käivad seal tihti, siis Leedust me teame palju vähem, ehkki Eestis elab püsivalt 2068 leedukat. Mõnedega nendest otsustasime me tutvuda. Näiteks tulime Ginta juurde külla. Ta töötab startupis, mis on seotud krüptovaluutaga, aga vabal ajal armastab kokata. Ginta sündis ja kasvas üles Eestis ning täna on tema side Leeduga väga väike. Praegusel hetkel ei ole nii tugev, aga vahepeal nagu enne käisin vanema juures, et head toitu süüa ja hästi aega võtta. Ehkki tema peres on tugevad Leedu kombed, eriti gastronoomilised. Vahepeal teeme tsipiliine ja kugelis, et see on selline väike pidu iga kord, kui isa teeb seda. Ginta vanemad elavad Ida-Virumaal ja me otsustasime neid külastada, et saada rohkem teada Leedu traditsioonidest. Ginta ema on lätlane, aga isa on leedulane. Ta kolis Eestisse peale ülikooli. Я по образованию инженер-механик по химическому оборудованию. И было 3 места, и мы 3 друга решили, а почему не поехать в Эстонию? Darius elab Kohtla-Järvel, seal ta abiellus ja tal sündisid lapsed. Ta on loominguline inimene. Vabal ajal armastab ta maalida ja kokata. Мы делаем под настроение вечера литовской кухни или обеды литовской кухни. То есть, и тогда я уже на кухне главный. Leedulastel on palju huvitavaid roogasid, näiteks peokook, šakotis, mida valmistatakse sütel. Бревно крутится, на его сверху поливается тесто. А с боков есть печки, которые греют. Это традиционный пирог, он раньше был свадебный, юбилейный, то есть на торжественный случай. На свадьбах такой пирог ставится большой, чтобы в него поместилась бутылка шампанским, а сверху ставится тарелочка с веночком руты. Как и потом по традиции литовской сжигается невинность невесты. Meil vedas, et saime näha, kuidas Darius valmistab traditsioonilist Leedu rooga. Мы готовить будем кугелис, простонародье называется. Правильно называется он плокштейнис. Selleks on vaja koorida ja viilutada kartulid, pekk ja sibul panni peal pruunistada ja küpsetada tund aega ahjus. Pärast tehakse kaste pruunistatud sibulast ja pekist, keefiiri ja hapukoorega. Eks rahvustoitude osas Leedu ei ole millegagi väga kiidelda, et tänase tervisliku toitumise seisukohal nad on ikkagi liiga rammusad ja liiga võib-olla kartuli ja liha rohked. Et kuigi ma arvan, et järsku leedulased söövad rohkem piimatoodeid ja kohupiimatoodeid. Eesti leedulased töötavad erinevates sfäärides. Näiteks Rita, kes kolis Eestisse 30 aastat tagasi, töötab arstina, endokrinoloogina ja tegeleb kliiniliste uuringutega. Ja tulin õppima Tartu Ülikooli meditsiini ja nimelt spordimeditsiini erialasse. Et arvasin tegelikult, et ma väga kauaks Eestisse ei jää, et õpin mõned aastas Eestis ja siis lähen tagasi oma õpinguid jätkama Leetu. Aga muudkui venitasin ja siin ma olengi. Meie kauplustes võib näha palju Leedu kaupa. Скажем, если Эстония, так очень грубо говоря, Эстония – это страна услуг, а Литва больше страна производственников. Veel üks leedukas, Paidas. Arvates kunagi, et tuleb Eestisse ajutiselt tööle, elab siin juba 15 aastat ja tegeleb marketingiga. Eestis üllatas teda inimeste erinev suhtumine aega. В Вильнюсе ты заказываешь такси в аэропорт, например. Я 3 раза чуть не опоздал в самолет. И говорят, мы приедем. В течение 15-20 минут. В Таллин приехал, тебе говорят, через 4 минуты выходите. Ты выходишь, и машина стоит. Samuti arvavad paljud leedukad, et eestlaste temperament on palju rahulikum kui leedulastel. Eesti inimesed on rahulikumad kui Leedu inimesed. Ja Leedu inimesed on sellised rohkem energilised ja kui tekib mingi idee, selline nagu spontaanne, siis nad teevad seda kohe. Et kui pidu, siis pidu. Литовцы больше визуальные люди. Мы видим мир, потребляем мир глазами. А в то время, когда эстонцы более вербальны, они слышат и говорят. То есть слово, оно
весомые и очень важные в Эстонии. Leedulased on rohkem spontaansemad inimesed, sellised impulsiivsust on rohkem, eks ole, eestlane rohkem mõtleb ja võib-olla selline tähelepanek, et näiteks kui tekib eestlasel mingi mõte, et enne seda, kui ta ütleb seda välja, ta teeb ikkagi väikse pausi, et natuke mõtleb, kas tasub öelda või mitte. Leedule ikkagi paneb täiega, et seda, mis ikkagi tuleb talle pähe, et seda impulsiivsust ja sükest otsekohesust on ikkagi vist leedulastel rohkem. Eesti ja Läti on luterlikud riigid, aga Leedu on katoliiklik riik. Seetõttu Tallinna leedulastele tähtsaks kohaks on Peeter Pauli katoliikkirik. И здесь сейчас уже были прецеденты недавно на литовском языке даже мессы. Et kindlasti on katoliiklus, mis jättis ikkagi väga sügava jälje ja ka tänapäeval ma arvan, et ka ikkagi on suur erinevus, et mingil määral leedulased on konservatiivsemad kui eestlased. Vaatamata keelte erinevusele on meil sarnaseid sõnu. Näiteks eesti naise nimi Virve, et leedu keeles Virve sõna tähendab nöör. Одно слово есть, которое и значит то же самое, и звучит так же, и пишется так же самое. Это ратас. Вот ратас есть ратас, да? А есть похожие слова. Это кадагас, кадагис, кирвес, кирвес, тург, тургус, лаева, лейвас. Atšu, see on näite. Ne, see on ei. Ja kur, see on kus. Leedulastel on oma rahvuslik kogukond. Nad saavad kokku, räägivad leedu keelt ja peavad pidusid. Meie kultuurid täiendavad teineteist ja teevad meie riigid rikkamaks.